Räägime hõbeehete kandmisest Obinitsa muuseumi perenaise Liiva Katiga. Kuidas on setodel hõbeehete kandmine tänapäeva kandunud? Tänapäeva on kandunud niimoodi, et ikkagi kantakse hõbedat, kui minnakse välja pidustustele ja päris palju naisterahvaid on pärinud selle emalt, aga on ka lastud teha ja on ka ostetud, et erinevad ikkagi ütleme siis traditsioonid on, et kus need ehted on just saadud, aga kantakse. Aga mille puhul kantakse praegu? Ikkagi suurtele pidustustele pannakse, näiteks meil on Setomaal on kuningriigipäev, mis toimub augustis, et siis on kõige rohkem siis näha, kuidas naised siis hõbedaga siis kodust välja tulevad. Ja kuidas seda vanasti kanti ja kuidas nad üldse tekkisid? Vanasti kanti kõige rohkem ikkagi pulmades. Pulm oli selline väga suur pidustus, kestis 3 päeva ja sinna siis tulidki külanaised ja sugulased ja panid ikkagi hõbeehted, kõik, mis neil oli ja ka sõled, kõik panid siis ette, et olla siis uhke ja näidata, kui rikkad nad on. Sellepärast, et hõbe ja ehted näitavad ikkagi naise rikkust. Ja nende kandmine on ikkagi päris juba kaua olnud aastasadu. Sõlg on aja jooksul suurenenud, sellepärast et setud on vahepeal olnud päris ütleme rikkamad või jõukamad, et siis said suuremaid sõlgi tellida ja hõbekopikad ja need mündid on siis saadud tsaariajast, et aastast 1800 siis kuni 1900 algus, et sinna kanti jäävad siis nende müntide aasta daatumid, et nendest on siis vormitud need hõbeehted. Et need on jah meil... Kas need suured sõled samamoodi? Jaa, aastaarvud on trükitud siis hõbeseppadel ka sõlgedele ja aastad on ka 1800 ja 1800 lõpp, et sinna kanti jäävad need kõige vanemad siis. Kes neid hõbeehteid tegi? Kas külas oli oma inimene, kes meisterdas või siis käidi kullasepa juures linnas? Jaa, ikkagi olid hõbesepad olid Petseris, Tartus ja Võrus olid siis suuremad tegijad, kes siis neid sõlgi siis meisterdasid ja ka külasepad osad tekkisid mingi aeg, et nad õppisid ka seda tehnikat siis kasutama ja hakati ka külaseppade käest siis neid tellima. Kuidas Nõukogude aeg selle kultuuri ja sõle ja üldse ehete kandmisega siin oli? Nõukogude ajal oli niimoodi, et ehte kandmine küll vähenes, aga ikkagi kui korraldati suuri pidustusi, näiteks laulupidusid, siis ikkagi mindi ja pandi need ette. Ja nõukaajal hakati ka tellima sellist mitte päris hõbedat, et oli ka segu. Siis segu materjalist tehti siis sõlgesid. Et siin Obinitsa on ka teadaolevalt siis tellitud ka mõned siis segumaterjalist sõled. Et need olid odavamad lihtsalt. Ja. Kui rasked need üldse on? No sõlg on siuke 300-400 grammi ja hõbeehete kogus, mis võib olla kuni siis 3-4 kilo, mis siis võib ühel naisel siis korraga olla. Aga teadaolevalt on olnud kuni 7 kiloseid ka komplekte, et need on eriti jõukad naised. Aga kas see sõle ja hõbeehted, kas need olidki ainult jõukuse näitamiseks või oli tal mingi maagiline toime veel? Jaa, sõle peal on tegelikult erinevad siis sümbolid, mis siis aitasid ütleme või kaitsesid seda kandjat, et seal on ristimärk, kuna setud on õigeusklikult, siis seal on ka linde, on looduse elemente, et need aitasid sellel, ütleme, kandjal siis olla ja kandjal siis panid nagu kaitse peale, et kuri silm ei pääseks
sinna ligi ja sõlge tegelikult kandsidki ikkagi fertiilses eas naised, sellepärast et laste saamine oli hästi oluline Setumaal, et oleks ikkagi palju lapsi, see tähendas, et kui on palju lapsi talus või peres, et see on ka jõukas talu. Et selle tõttu ka ikkagi naised kandsid sõlgi, et kurisilm ei saaks nendele ligi. Kui palju lapsi oli keskmiselt siis Setu peres? No 7–11 oli selline Setu perede siis keskmine laste arv. Et mõnel rohkem, mõnel vähem ja muidugi oli ka laste suremust, et ikkagi haigusi levis, et arstiabi ei olnud siin nii kättesaadav kui vaja. Et selle tõttu ka võib-olla mõnes peres võib isegi laste arv suurem olla, aga ellujääjaid oli võib-olla vähem, et ikka, aga jah, selline. Ja ma saan aru siin, need ehted tekkisid nagu sünnist surmani, et mismoodi need tulid? Jaa, ehetega on niimoodi, et näiteks meil on ka siin üks kapikene, et kus on siis näha, et kui tütarlaps sündis, tema siis ristiti ja ta sai risti ja kui ta siis oli 5-aastane või juba vanem, siis hakkas juba rohkem ketikesi saama. Kui ta juba jõudis neiu ikka, siis ema ja vanaema hakkasid talle siis andma veel ehteid juurde ja kui ta abiellus, siis päris siis emalt sõle ja sõlge ta siis kandis nii kaua, kui ise vanaemaks sai. Ja järjest hakkas siis vanaema ja oma ehteid siis oma lastele ära andma ja lõpuks, kui ta oli juba mineku peal, et tal oligi siis ainult see rist. Et see on siis ütleme ühe ehte komplekti lugu, et kuidas ta siis jõuab emalt siis oma tütardele või siis oma järeltulijatele. Et tavaliselt siis sõlg, kui oli siis pereemal sõlg, siis see läks kõige vanimale tütrele. Et teised siis said sellest komplektist siis erinevaid ehteid. Et see on siis selline ehte pärandamise siis lugu. Ma tahtsingi küsida, et mis sai siis, kui tütreid oli palju majas? Kui tütreid oli palju, siis oligi, et tema siis jagas igale ühele midagi ja vanim sai siis sõle. Et see oli alati selline nagu konkreetne otsus, et vanem sai sõle, jah. Ja kui tütreid ei olnud, olid ainult pojad, et siis võis ka minija saada siis ütleme selle ehte omanikuks või ehte komplekti omanikuks, et kui oli minija meelepärane. Kas ühel naisel võis ka mitu sõlge olla siis? Võis olla mitu sõlge. Ja mingi aeg oli isegi neid ka sulatati ümber, et ka isegi suurendada. Et võib-olla emal oli väiksem sõlg, aga tütar vaatas, et tal natukene on rohkem seda jõukust kogunenud, et tehti ka suuremaks neid sõlgi. Et lasti võib-olla need samad elemendid peale, aga see sõle suurus. Et selle tõttu on ka need osad sõled on olnud mingi aeg võib-olla väiksed, et uue põlvkondaga on tekkinud see suurus, ütleme suurus suurenenud siis. Ja kas praeguse ajani antakse põlvest põlve edasi neid ehteid ja käib samamoodi? Jaa, ikka, et kes on ikkagi setud olnud siin või elavad setud, nendel on ikkagi mõeldud läbi, et kuidas need ehted siis edasi antakse. Et ka mina olen pärinud oma emalt ja vanaemalt oma ehtekomplektid või enda ehtekomplekti.